Mitte just avar korter saab mõjuda avarana tänu täpsele planeeringule, kus samaaegselt ruumiprogrammiga joonistati valmis juba ka eritellimusmööbel. Tähelepanuväärsed on siseaknad, mis võimaldavad loomulikul valgusel õuest korteri pimedamatessegi nurkadesse jõuda, samuti hoida silmsidet läbi erinevate ruumide. Näiteks koju sisenedes võib esiku garderoobist läbi siseakna viibata kodukontorist töötavale kaasale. Üllatav on ka biokamin, mis on puldist lülitatav ja näitab end nii spaaruumide kui elutoa poole ning mille peal leidis koha ka televiisor. Avarus, valgustus ja funktsionaalesemed on süvistatud. See annab mõnusalt õhuruumi. Vaatamata sellele, et korter on kokku ehitatud 2 väiksest korterist, tuli siin siiski arvestada iga sentimeetriga. Korter on viimasel korrusel läbi maja ja see eeldab korteri kujundamisel ikkagi võimalikult maksimaalset avarust. Viimase korruse korterid üldiselt ikkagi on glamuursemad, kallimad ja kindlasti ei saaks võib-olla siin mõelda lihtsalt asjade paigutusele, vaid lisaks ruumi funktsionaalsele planeerimisele on väga-väga tähtis ruumi atraktiivne planeerimine. Atraktiivne korteri planeering tähendab seda, et ikkagi valgus liiguks läbi maja. Mööbel oleks paigutatud selliselt, et iga strateegiliselt tähtsast kohast oleks vaade. Kui on merevaade, siis on üsna loomulik, et sa diivanist näed merd, et sa näed köögist, samas lisaks antud juhul siis saunast vaade. Mitte ainult siis selle korteri, vaid ka iga korteri väga oluline planeerimise nõue on loogiline kulgemine ruumis. See on elementaarne, astud korterisse, sul on koht riietele, jõuad kööki, avatud köögi puhul. Kindlasti see köök peaks sulanduma elutuppa. Selle korteri keskseks detailiks on 2 poolt vaadeldav kamin. Et sa näed sealt kamina tuld, näed nii vannitoast kui ka köögileti tagant diivanilt. Antud korteris siis on mõeldud kogu seina planeering, seinte paigutus ja ruumide paigutus on väga detailselt läbi mõeldud koos mööbliga. Ja iga sentimeeter on siin väga täpselt loetud. Ja tulles siis välisuksest sisse on garderoob. Garderoob ei ole traditsiooniline 50, 60, 70 sügavune riiuli torude süsteem, vaid garderoob on siis selliselt projekteeritud, et osa garderoobe, kus on jalanõud, kotid, on õhem, osa siis riietel on sügavam ja tänu sellele on siis vastavalt ka köögisein tehtud selliselt, et nõude jaoks, klaaside jaoks on siis seal, kus on siis garderoobi sügavam pool, on köögi õhem kapp, mis on väga-väga funktsionaalne, eriti kui köögis puuduvad seinakapid. Garderoobis on kitsas aken, et esiteks sellepärast, et oleks põnev ja teiseks muidugi loomulik valgus tuleks siis nii garderoobi kui ka samas on ka garderoobist võimalik aimata nii-öelda merevaadet läbi kitsa akna. Tulles siis kööki, köögis ei ole rippuvat õhupuhastajat pliidiplaadi kohal, ei ole rippuvaid valgusteid, see on kõik väga-väga oluline, et nii palju kui võimalik oleks peidetud, süvistatud, varjatud, puhas selge vorm, sest ruumi tuleb palju asju valgustite, dekoratiivsete detailide näol ja nii palju kui võimalik kõike ära varjata ja peita, see on avatud ruumis ja avatud köögist väga-väga oluline. Kööki ja vannituba ehk siis baad eraldab kamin, mille sisse on integreeritud telekas, kamin on 2 poolt avatud. Et kogu selle korteri üks mõte ongi see avatus, et sa käid ruumist ruumi ja tegelikult ei ole tubade vahel väga selget piirjooni. Ja et siis selleks, et vannist kamin selgelt paistaks, selleks on vannitoa põrand tõstetud, vann on süvistatud põrandasse, aga sellel on ka teine funktsioon, et ka sauna veidi kõrgemale tõsta, et sauna laval istudes oleks jälle parem vaade. Saunal on klaas 2 seinas, nii vannitoa poolses seinas kui ka elutoa poolses seinas.
Edasi siis läheb ruum magamistuppa, magamistoa ja on eraldatud elutoas lükanduksega. Magamistoa kõrval on väike majandusruum, mis on hästi märkamatu. Majandusruumi uks on valge, et siin on teadlikult siis seinad ja uksed on ühte värvi, et see uks maksimaalselt, minimaalselt seinast välja paistaks. Magamistuba on ka suhteliselt suur, garderoob voodi taga. Garderoobist on siis võimalik minna väiksesse vannituppa, kus on siis, mille mõõdud võiks öelda minimaalsed, optimaalsed. Duširuumist on jälle aken, mille läbi näeb spa akna kaudu merd, et need aknad on kohakuti, kitsad aknad. Kitsa akna mõte on see, et sa seest välja näed, aga kuna ta on nii kitsas, siis seda ohtu ei ole, et nüüd keegi näeb sind eluda poolt nagu duši all toimetamas, sest see aken on lihtsalt niivõrd kitsas. Köögimööbel on tellitud Aarensist. Köök on siis kahevärviline, kõrge kapirida on naturaalne tammespoon. Tammespoon on peitsitud põrandaga ühes toonis ja selleks, et siis seda tulemust saada, me valime spooni põranda järgi, leiame sellele identse peitsitooni ja saadame põrandatükki Aarensisse, kes siis kontrollib ja testib, et see toon tuleks võimalikult ligilähedane põrandaga. Ja miks ma olen ise suur Aarensi fänn, et Aarensil on lisadetailid, mis antud juhul on siis profiilkäepidemed, kapi esiservad, et kõik need on võimalik saada ühes toonis, et me ei pea siin kombineerima erinevaid materjale, erinevaid toone, et saada niisugust ligilähedast tulemust, et on käepide on puit, uks on spoon ja ta on kõik ühte värvi. See on väga-väga oluline. See profiil puitkäepide on Aarensi puhul päris unikaalne. See tundub nagu suhteliselt, mis see siis on, üks peidetud käepide, aga üldmuljes jätab see väga oluliselt kallima mulje, kui kogu fassaad on täpselt ühesugune. Ja teine Aarensi spooni suur eelis on see, et ta kasutab valmis spooni, mis on osaliselt radiaalne, tangentsiaalne ja kogu see muster tuleb suhteliselt ühtlane, aga ta on siiski säilitab oma puidu struktuuri, et see tangentsiaalse ja radiaalse spooni miks jätab siiski võimalikult naturaalse mulje, teisalt jälle ei lähe see spoon liiga kirjuks, et sa ei tea, et ühelt poolt hakkab selline suuremustriline ja köök lõpeb näiteks ühtlase spooniga, et uksed on suhteliselt ühtlaselt kirjud, et see on nagu tegelikult puidu suur eelis, et ta ei ole selline surnud puit ja samas ei ole ta ka liiga kirju või liiga spontaanne, et sa ei tea, mis see lõpuks välja tuleb. Et see on Aarensi spooni puhul väga hea idee. Köögisaar on siis teine materjal. Toon on valitud selline, et ta küll eristuks spooni toonist, aga samas ei tekitaks väga suur kontrasti. Aga samas siiski kontrast on nagu oma selle kõrgläike pooles piisav, et see saar on ikkagi nagu väga ruumikeskne element nii tagasihoidlikul moel kui vähegi võimalik, sest tegelikult on ta hiigelsuur. Samas kui mõelda, et see on üsna ebareaalne, et sul on korteris pea 4 meetrit pikk saar, kus on siis pliidiplaat ja valamu, nii et see kogu nii-öelda see kodu süda ehk köök on siis avatud ruumis, aga samas on ta ka piisavalt tagasihoidlik, et ta ei võimsalt ruumis ei eralduks muudest materjalidest ja justkui nagu jääks tagaplaanile. Ja jälle, mis puudutab Aarensit, on see, et kogu mööbel, käepidemed, kõik on ühes toonis, on ralli järgi valitud värvitoon, värvitud on see profiil käepide ja kapi uks, nii et minu jaoks on see väga-väga oluline, et ei ole mööblis nagu ühtegi juhuslikku detaili või sellist paratamatut detaili, et me ei saa, nagu me peame nii tegema, sest meil ei ole teist lahendust. Ja
see on üks põhjus ka, miks ma olen suur Arendsi fänn, et saab nagu niisuguse perfektse viimistluse. Kui rääkida sellisest perfektsest lõppviimistlusest, mille pärast ma Arendsit väga hindan, on see, et näiteks 45 kraadi kapi nurgad, välisnurgad, et see võimaldab meil panna sokli ja käepideme ümberringi, ehk siis see köögimööbel on konkreetne selge boks, et ta jälle ei koosne erinevatest taildest, külgedest, ribadest, liistukestest. Kapi ukse toon ja köögi tasapinna toon on koos valitud, et nad oleks kindlasti toonis. Komposiitkivi, see on siis nagu teada ideaalne köögitöö tasapinna materjal. Et niisuguses avatus köögis muidugi on eesmärk ka võimalikult tagasihoidlik segisti, valamu alt kinnitatud pliidiplaat, integreeritud tööpinda ja muidugi antud juhul siis Pora õhupuhastajaga pliidiplaat. Ja selle kohta ma ütleks seda, et see on täna justkui nagu uudne, õhupuhastaja tööpinna sees, kõik köögiaurud, lõhnad, kõik lähevad siis nii-öelda sinna auku, mis väga paljudele inimestele on arusaamatu, aga ma võin julgelt öelda, et see on üks väheseid õhupuhastajaid, mis kindlalt 100% töötab ja õhupuhastaja tööpinna kohale riputada suur kobakas kast, see on täiesti juba ajast ja arust, et isegi mina pole seda nagu kunagi nii-öelda fännanud, sest selline õhupuhastaja on paratamatu pea äralöömise koht, mis varjab sul vaadet ja kõik muud disainiprobleemid. Kogu tehnika on integreeritud kõrgetesse kappidesse, mis on elementaarne, aga ka kõik muu, mis siis tavaliselt on seinakappides, on õhukestes kappides köögis. Ja ma isiklikult leian, et selline kõrgesse kappi paigutatud asjad on märksa kergemini kättesaadavad kui seinakappides, et sul on ikkagi vajalikud asjad on suhteliselt näokõrgusel ja see nii-öelda see maht, kus sul on niisugune elementaarne igapäevane toidunõu, klaas, kuivaine, et see on märksa mugavamalt käsitletav kui seinakappides. Ja nüüd siis antud juhul, kuna ühel pool on siis esik, teisel pool on köök, et siis seal, kus on siis esikus jalanõud 35 sendi sügavusega riiulid, siis köögis on samal kohal on siis 60 sügavusega kapp, mis siis on täidetud nende funktsionaalsete mehhanismidega ja esikus, kus on siis riiulid ja torud riietele, siis sealpool on õhuke kapp köögis, nõudele, klaasidele ja kõigele muule. Et see on siis võimalus, kuidas säästa ruumi nii esikus kui ka köögis, lisades mõlemale oluliselt funktsionaalsust. Sügav kapp peab olema kindlasti mehhanismidega täidetud, sest vastasel juhul ei saa asju sealt kätte, aga õhuke kapp köögis on tegelikult ideaalne nõudele ja klaasidele. Elutoas on siis kesksel kohal on biokamin. Kamin on kaetud roostes plekiga, et seda töödeldakse selliselt, et plekk hakkaks roostetama ja kui siis on ta saavutanud sellise mõnusa tekstuuri, siis ta lakitakse. Kui rääkida valgustitest, siis tihtilugu on valgusti peaks olema nagu ehteks ruumis või selline disaini element, et eriti kui on selline tihedalt sisustatud ruum, kus on niisugune monotoonne värvikamma või eesmärk mitte väga välja tuua mööblit kui sellist, et siis on valgusti aktsendiks. Elutoas on 2 justkui väga lihtsat valgustit, samas on nad niisugused graafilised, minimalistlikud vormid ruumis. Nad ei eelda erilist tähelepanu. Elutoas on siis flossi valgusti, millel on võimalik muuta nii valgustooni kui ka valgustugevust. Ja muidugi ka see plaat, seda on võimalik liigutada ja selle valgustiga on võimalik väga erinevaid meeleolusid luua. Hästi olulised ruumis, mis alati esimesena paika pannakse, on kohtvalgustid, koridorivalgustid, sunruumide valgustid.
et need on sellised, mis ei pea nagu ruumis olema väga dekoratiivsed, pigem ühest küljest nad võiksid olla nähtamatud. Seal on väga oluline, et valgusallikas oleks peidetud ehk pesas, et ta kuidagi ei kriiskaks silma, sest tänapäeval see tohutu LED-ide kasutusel võtmine ongi kaasa toonud selle, et tihtilugu valgusallikas paistab rohkem silma kui valgusti ise. Seda kindlasti peaks vältima. Aga siinkohal, kui siis see nii-öelda tehniline valgusti on reeglina väga tavaline, samas võib ka olla see nii-öelda tehniline valgusti dekoratiivne ja disainikas, nii nagu me näeme siin Flossi valgustil. Tal on väike osa valgustist on pinnapealne ja valgust on erinevate viimistlustega, antud juhul siis vasekarvamist. Valgusallikal annab sellise lisasooja väga õdusa tooni. Avatud köögiga kodudes on probleemiks see, kuidas kombineerida erinevaid valgusteid, et seinavalgustit, lauavalgusti, üldvalgustus, köögivalgusti. Et sellisel puhul on väga tore kasutada nii nimetatud nähtamatuid valgustid, mis on siis juba integreeritud kipslagedesse, peidetud nišidesse, süvistatud seintesse, et selline valgusti, kus tegelikult valgustit ei olegi, aga paistab lihtsalt valguskuma ja see on ka üldvalguseks väga hea, et toon siin näite, sellise klassikalise näite, kus on üldvalgustuseks on karniisivalgust ja siis laua kohale võib panna muretult täiesti omaette elu elava disainvalgusti. Korteri juurde kuulub ka võluva linnavaatega katuseterass. Ja trepp on siin ka väike ruumidisaini osa, et loomulikult on siin samasugused toonid nagu mujal interjööris, näiteks riiuli karkass ja trepitoon on kindlasti ühte värvi, trepiastmed on sama värvi nagu põrand, et see on nagu väga-väga oluline hoida värvikammat võimalikult koos, et antud juhul siis on köögimööbel ja diivanitoon on üks ja kõik muud spoonitud pinnad on kindlasti sarnased, põrand, kapi uksed, trepp, riiulid, riiuli uksepaneelid. On väga-väga oluline, et see toon oleks õige, sest pahatihti võib juhtuda, et püüad nagu õiget tooni saada, aga siis need toonid on nagu siiski erinevad ja see riivab nagu eriti silma, nii et selle nimel peab vaeva nägema, et need toonid õiged tuleksid. Kardinad on mootoriga ja kardinad on valitud tagasihoidlikud, et jälle natuke võib-olla seda intensiivset puidutooni veidi leevendada ja tagasi tõmmata. Minu kui sisearhitekti töö on nagu panna vormid paika ja panna need suured mahud paika ja antud juhul võiks ka seda riiulit nimetada mahuks, et kui siis köök, kamin, köögilett on sellised maskuliinsed, minimalistlikud, selged, puhtad, jõulised vormid, siis riiul on kirju, kirev, valgustatud ja hubasust ja isikupära loovad väga tihti detailid ja aksessuaarid ja see on nüüd tõesti, kas on siis kliendi enda sisustada või siis on vaja dekoraatorid, kes paneb paika vaasid, lauakesed, vaibad. See on väga tõsine ja väga oluline töö, sest üks ja sama korter võib olla täiesti erinev, kas ta on siis dekoreeritud või siis mitte, et seda võib täiesti ära rikkuda ja samas võib anda sellele korterile väga oluliselt uue lisaväärtuse maitsekate, vaaside, patjade, vaibakeste, lauakestega ja antud juhul on siis rohkesti kontsepti sisustuselemente. Väga toredad ja väga moodsad on väikesed lauakesed, need võivad olla siis erikujulised, eri materjalist, eri kõrgusega, eri laiusega. Neil on funktsionaalne väärtus, aga samas on ta ka selline tore värviaktsent ja sama on ka patjadega, millel on ka kodu sisustamisel kummaliselt suur tähtsus, sest padja värvitooni saad jälle luua uue emotsiooni.